Me oleme Lüganuse külas Ida-Virumaal ja minu kõrval on Kaja Toika, kes on üks siin Lüganuse küla elanikest. Me seisame siin keset põldu ja siin kõrval on mitme majaga siis Lüganuse. Miks me siin keset põldu oleme? Sest ma tahan teile näidata, kui ligidale majadele tahetakse siin teha paekivikarjääri. Aga mis teil nüüd siis toimub siin? Et teie, ma saan aru, küla ei taha seda kaevandust enda kõrvale, et see on suur tolm ja üks õudus. Kõige suurem õudus on see, et meil ei hakka enam olema siis vett kaevudes. Et siin on ümberkaudu on päris madalad kaevud. Meil kodus on kaevud on natukene üle 6 meetri ainult. Ja vesi on siin juba väga maapinna ligidal. Siin on madala veeseisu korral on ainult 2,5 meetrit maapinnast. Aga mis seis sellega siis nüüd on, et kui küla on nagu vastu hakanud ja ma saan aru, mingisugune küsitlus on tehtud küla peal, et mis see volikogu asjast arvab? Eelmisel sügisel Tartu Ülikool tegi meil uuringu, et millised on häiringud, mis inimesi häirivad, kas oleks võimalik mingisuguste leevendusmeetmetega, mingisuguste kompensatsioonimeetmetega ikkagi saada inimesed nõusse. Ja 92% inimestest ütlesid, et küsitletutest ütlesid, et nad ei ole kaevandusega mitte mingisugustel tingimustel nõus. Selliseid sarnaseid absurdseid olukordi jagub siin Ida-Virumaal palju, kahetsusväärselt palju. Võib-olla siin tõesti mõeldaksegi, et inimesed on justkui harjunud kaevandustega, aga nagu me Kaja jutust ka aru saame, inimestel on nendest kaevandustest üsna kõrini. Virulased siin Ida-Virumaal ajaloolisel alutagusel. Et ühest küljest me oleme väsinud nendest kaevandustest, mis siin juba on. Ja teisest küljest me tahame hoida veel seda lapikest maad, mis meil veel on puutumata ja looduslik. Sest et me elame sellest. Me oleme sümbioosis selle sama maatükiga siin, kus tuleb meie kaevuvesi. Aitäh sulle ka!